KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Ülar ja minuga on siin täna Ott-Erik. Tervist. Ja lähme siis teise osaga GFL ELF-i ülevaatest, et mis me oleme nüüd. Ma olen 2-0, 2 võitu, 0 kaotust. Ott-Erik on siis 1 võit, 0 kaotust, jah? Et kuidas siis tunded on undefeated olla? No ikka võimas, eriti peale seda siis, kui UMass võitsime 2 aasta peale, võitsime 5 mängu, 6 mängu. Jah, ma võitsin 1 aasta, kui me läksime 2-7 ülikoolis nagu, jah. No. Peale seda on päris hästi läinud siin Potsdamis. Et jah, ütleme, et siis kui saime Penn State'ilt 63-0 esimesel aastal, et nüüd teha ise tiimile nagu 55-12 ära, on päris hea tunne. Aga sellest kõigest saame lähemalt rääkida natuke aja pärast, et siis mina mängin GFL-is, Saksa meistriliigas ja Ott-Erik mängib siis Euroopa meistriliigas või Champions League põhimõtteliselt nagu on ja ELF siis ja meie mõlema mängude lingid on olemas kvr3.ee kodulehel on ja siis GFL-i koduleht on gfl.info, ma pean need ka ära ütlema igaks juhuks. Ja siis ELF-i koduleht on europeanleague.football, mis on mõlemal juhul see domeeniga ei ole hästi läinud, ütleme nii mõlemal nagu. Ei ole jah õnnestunud siin kohal. Aga ELF-il on nagu kenasti inglise keeles ka ja kusjuures GFL-i uus, küll saksa keeles, aga tegelikult on päris hästi, saab aru, mis see mängukavad leiab üles päris lihtsalt tulemused ja statid. Ja ELF-il on mõnest jumala süke. Nad üritavad päris palju NFL-i laadne olla, ei näe? Ja kõik värvid ja asjad on ka vaata sarnased. Ja logo on ju peaaegu... Kas sa tead, kas see logo peal tegelikult on? Ei tea. Ma eeldan, et see on ikkagi ELF, kuigi see logo oli enne, kui ju liiga hakkas vist või? Mõtlen ka, et ma ei imestaks, kui seal on võetud OBJ see... Ja ma vaatasin sama, kas see on OBJ oma või? Täiesti võimalik. See oleks päris dope too, kui see oleks. Aga ja mis meil veel on siis? Lingid on kodulehel olemas, kõik info on seal, statid leiate ka üles, see aasta on statid tulevad. Ma ei hakka üldse... GFL-i statidest rääkimegi, nad kasutavad uut platvormi ja nad ei ole siiamaani ju 2 nädalaga hakkama saanud sellega väga, aga nüüd on enam-vähem statid mingil määral paigas vähemalt. ELF-is on ka ründestatid, kõik loevad paika, aga säkid millega pärast tuleb mingi 3 päeva hiljem. Ma ei tea, kas nad siis loevad üle need uuesti igaks juhuks või otsustavad, mis see säk on ja mitte. No, kuigi mis on oluline tegelikult vaata, kaitse koha pealt. Aga igal juhul on olemas kõik tabelites ja siis on kõik nagu hästi selle koha pealt. Ja aga... Ma olen mänginud 2 nädalat, sa oled mänginud 1 nädal, alustame GFL-ist. Vaatame, mis on GFL-is 2 nädalaga juhtunud siis on ja. Meil oli siis esimene nädal, mängisime kodus siis Kiel Baltic Hurricanesiga, mille võitsime suurelt 48-7 on ja siis sel nädalal mängisime Võõrsil Berliinis, mis on põhimõtteliselt kodus, sest Berliin on poole tunni kaugusel läinud. Mängisime Berliin Rebelsiga ja mille võitsime 20-0. Ja nendest 2 mängu peale, siis kõige suurem takeaway on see, et esimeses mängus me kaotsime oma ameeriklasest quarterbacki, kellel läks põlv, väike ACL ja siis pool mängu, esimesest mängust mängis meie Saksa noor quarterback ja siis eelmise mängu alustas tegelikult Saksa noor quarterback meil ja mängis okeilt, nagu kohaliku koha, nagu sakslase koha pealt rääkis, mängis päris korralikult, aga see on ka naljakas, meil sai nagu Ameerika mängujuht viga vaata ja siis sa ei jõua nii kiiresti uut Ameerika mängujuhtu tuua nii sisse. Ja siis me mängime siis 2 mängu Bastiga, Sebastian Schultz, meie noor Saksa 19 aastat või 20 aastane quarterback ja fuck it, toome talle 1 Ameerika receiveri veel juurde, fuck it, toome selle receiveri juurde, kes oli eelmisel 2 aastal GFL-i liider receiving yardides ja touchdownides, nagu pole paha on ju, see aitab veits kaasa sulle, aga... Oleks jah patt nuriseda, ma ütles, kui ma mängujuht oleks. Jah, et sai hakkama küll teises mängus Berliini vastu 20 punkti skoorisid, millest 2 olid Heiko Pals, meie Saksa paganama bowling ball jooksja, kes lihtsalt kukub edasi kogu aeg. Kõige mitte atleetlikum jooksja üldse, mis kelle sa näed, kena valge poiss, aga kobistab edasi ennast vaikselt. Ja siis tema õlu tassisime võiduni ja kaitse mängis nagu me tegime suht nulli peal, hoidsimegi nulli peal ja nagu Rebels ei saanud ründes peaaegu mitte millegi hakkama. Et selle koha pealt ja me just enne podcasti rääkisime ka meie
nagu siis kaitsekoordinaator, ütleme nii, et talle meeldib ikka ILF-i poole visata neid kuradi tarte on ju, niipea kui võimalik, et see eelmine episood rääkisime natukene ILF-i ja GFL-i nagu sellest rivaalitsemisest ka, eriti Saksamaa poolt nagu siis ta on üks inimesi, kes nagu läheb sellega kaasa päris palju, sest iseenesest me mängisime väga hästi kaitses, et Aaron Jackson, kes oli ILF-i eelmine aasta number 1 receiver grade'ide järgi, number 4 player vist, kui ma eksi selle tabeli järgi, tema hoidsime 21 jardi peal äkki 5 catch'i. Selle rivaalitsemise poole pealt on naljakas jah, et kogu aeg GFL nagu kogu aeg haugub. Aga ILF ei ütle nagu väga midagi. Jop, nagu see on ilmselgelt, sa saad aru, et see, kes on nagu maha jäänud või see vana, vaata, see haugub vastu, vaata, sest ta on nagu tunneb, et midagi on ära võetud või midagi, see on nõnda, vaata. Ei, see on jah, see on omaette komöödia, kuidas siis täpselt, et kui siis õnnestub täpselt mingi eelmise aasta ILF-i superstar ühes mängus nagu hoida minimaalse nagu statline'ini, siis ongi see, et Jop, et see on nagu, see on... See meenutab natukene seda, võib-olla nooremad inimesed teavad, kui oli, või kui on see PC Master Race'i teema versus konsoolid. Jah. Siis kogu aeg need arvutivennad nagu haukusid, et konsoolid on halvad, konsoolivennad väga midagi nagu vastu ei hakanud ütlevad. Jah, siis kõik vaata, sa nagu kohati tead, vaata, mis on parem tegelikult, vaata, või nagu on average, vaata, et nagu siis pole otseselt vaja midagi nagu vastu öelda selle koha peal. See on siuke naljakas on näha küll ja pluss veel vaata Oot, Ülar, kas ma sain nüüd õigesti aru, et sa ütlesid ära, et ELF on parem kui GFL või? On average, on parem, meedia on sitaks parem, aga kui sa vaatad mänge, ma arvan, nagu me oleks ka Thronersile ära teinud niimoodi. Siinkohal ma olen nõus. Jah, et nagu, see ongi see, et nagu, kui sa võtad nagu GFL-i, eelmine aasta näiteks, ma arvan, me oleks Potsdamiga olnud nagu top 4, kui mitte seal kõrgemal on ja. Kui mitte reaalselt, me oleks Rainiga mänginud, aga erinevus on see, et meil oli, meie meeskonnad ei oleks ju samade reeglite alla läinud, vaata, selle koha pealt. Ja seda küll, jah. Et vaata, kui sa võtad lihtsalt meeskondade väärtused ja võtad need reeglid, mis mõlemas liigas on, siis Dresden oleks ka olnud päris hea meeskond ILF-is eelmine aasta, vaata, Potsdam samamoodi, vaata. Et arvatavasti nagu top meeskonnad ILF-is on paremad, aga nagu see põhi on nagu need paremad GFL-i meeskonnad oleks ILF-is suht average. Nagu ma arvan, kus Worklaw, kohe jõuame ka sinna juurde, kus Worklaw praegu on umbes keskmistes, vaata, kes võitlevad selle playoff koha peale näiteks. Ma arvan, et Dresden ka see aasta oleks näiteks seal. Et nagu need on päris head, vaata. Võib-olla isegi New Yorker, on ju. Et, aga jaa, selles suhtes, I give you that, nagu see fucking meediakajastus, see on nagu nii hea, nagu. Tänu sellele, et sa mängid seal, ma ise jälgin ka rohkem, see on nagu nii lihtne vaadata seda nagu. see on päris hea selle koha pealt. Aga üldsuse koha pealt, ma ei tea. Meil on need ILF-i kutte tulnud trenni küll, vaata, nagu kohati on sitemad, kohati on halvemad, nagu mis seal on, aga jällegi see on kõik nii fluctuating, vaata, selle koha pealt. Aga siis GFL-is veel, esimeses mängus mul oli vist ametlikult üks tackle, isegi meie fumble recovery't ei pandud kirja, sest et meil ei ole statistikas kohta, kus sa paned fumble recovery kirja. Force fumble on nagu mitte fumble recovery, siis ma ütlen nagu see on huvitav, aga eks nad õpivad veel, on ju. Ja siis teises mängus oli 4 tacklit ja fucking 4 quarterback hitti. Ma olen loll, aga ma olen ikka nagu kohati täis soodam, nagu see quarterback lüpsab mind vahetevahel ikka nii jaburad, kui sa nagu Ülar lihtsalt mine otse ja tee see säkk ära, nagu mida vittu sa keerutad ennaga seal ringi. Et see on siuke naljakas asi, millega ma ise kuradi vahepeal lähen alt, aga muidu nagu mõlemas mängus mõnusad sa lõpuks sai tacklidega maha, vaata. Sa oled nagu live hitte ka, vaata, et nagu see oli nagu mõnus, saad selle roost ära, sest et nagu teil samamoodi. Kas te üldse tegite mõne treening camp'is, kus teile läksite nagu maha või? Jääb sama, et nagu kaitsekoordinaator, kui sul peatreener on kaitsekoordinaator, siis sa tead ise, kuidas see vahepeal lihtsalt juhtub. Jah. Kogemata. Kogemata, et thought contact läheb järsku full contactiks. Jah, täpselt.
et ja siis lihtsalt vile on natuke hiljem, vaata. Vile on natuke hiljem ja siis, aga siis ühtlasi ka imestatakse, et huvitav, et miks meil jooksjad ja püüdjad nagu kõik katki on. Jah. Ja siis mingi aeg on, siis võtame natuke tõmbame tagasi, on ju. Ja, aga reppe paneme juurde. Jah, jooksutame veel ikka. Reppe paneme juurde, et nad saaksid rohkem joosta. Ja noh, kui me vaatame, siis noh, me läksime 2-0, aga need mõlemad meeskond, kelle vastu mängisime. No Rebels võib potentsiaalselt olla play-offi meeskond põhjast, aga meie lihtsalt nagu, neil oli veits, ütleme nii, halb päev ka neil, aga noh, me oleme ikkagi parem meeskond selle koha pealt nagu kokkuvõtlikult, et isegi Saksa mängujuhiga suudame nagu ära võita selle 20-0, aga noh, 20-0 ei ole mingi domineeriv võit ka vaata selle koha pealt. Ja nagu suurele mängule see Saksa mängujuhiga ei lähe, et siis see nädal me mängime Battleborniga, kes on veel halvem meeskond kui Kiel äkki või, kelle me võitsime suurelt. Ja siis meil on bye week, siis peale seda bye weeki me peaks saama uue quarterbackiga. Et noh, see on väga huvitav näha, kelle nad toovad, sest et need USA quarterbackid, kes Euroopas on enne mänginud, on praegu suht mängivad, vaata, kõik on juba sainitud. Et sellel juhul vaatavasti see peab olema mängujuht, kes tuuakse sisse nagu puhtalt Ameerikas, kes ei pruugi isegi varasemalt olnud Euroopas mänginud, vaata. Et see on alati exciting näha, kelle nad välja võluvad, sest et selle Tyrell Bigromi, kes oli meie quarterback siiamaani, see toodi ka kuskilt nagu kellegi pole tõrnaima, kes eksisteerib. No, see on suht pull, ma enne väga nagu ei süvenenud siia sellesse teie statistikasse, aga siis kui ma nägin, et RB-l oli 32 rush attempt'i. Kas see mees on veel nagu elavate kirjas? Jaa, ma ütleme nii, et esmaspäeval, kui ma Haikot nägin, Haikotus kõik kohad valutavad, ma ei teadnud, et need kohad saavad üldse valutada. Nagu ma ütlen ka, et kui sul on siis, kui sul on 32 on ju, 32 potentsiaalset tacklit, see on ikka nagu... Jaa, see ei ole üks tackle, selle tavaliselt 2 tükki. Jah, kui ta on veel siuke teerull ka, siis jah. Jah, et see on siuke powerback, et tal oli nagu päris raske päev, aga vend kandis ära, et hakkas vihmaga sadama ja värk ja siis nagu mängu lõpus mängisime kenasti aega maha, et see oli nagu päris hästi. Palju GFL-is on üldse Saksa QB-sid? Tegelikult on Straubingul on praegu ja nüüd Battleborniga, kellega mängime see aasta on ka Saksa oma. Okay. Tegelikult ikka paar tükki on, aga no ajalooliselt see üks erand on. Schwäbischal võitis mitu tiitlit Saksa quarterbacki tegelikult. Okay. Ja see oli nagu heydail, vaat, see oli enne ILF-i ka veel. Kui neil olid vaata, sest et no, neil joppas selles suhtes, nad said väga nagu adekvaatse kõige parima Saksa quarterbacki on ju, kes oli nagu ei olnud nii palju maas nendest USA omadest, aga siis nad suutsid talle ümber ehitada selle kuradi dynasty, vaata, tal oli 2 Ameerika receiverit ja niimoodi, vaata. Ja nad üritasid ju sama teha 2023 ka, kui finaalis meie vastu mängisid. Aga siis nagu finaalis said aru, et nagu see ei see ei tööta. Ja, sest et ma just mõtlesin selle peale, et ma ei tea, kas ma eelmine kord vist mainisin ka, et Köln läheb esimest korda nagu Saksa QB-ga peale, on ju. Jab. Ja siis just eelmine nädala lõpp tuli minu arust uudis, et Köln sainis endale ka ikkagi USA QB ära. Jop, et sa saad ikka aru, et sul on ikka vaja seda, kurat. Just. Et see on nagu siuke ja ikkagi see mängujuht annab nii palju juurde, kui see on ameeriklane ka, vaata, see taseme vahe on ikka nii palju suurem. Et noh, rääkides receiverist, kes kõige rohkem võib-olla on mõjutatud quarterbackist, siis Ott, sa tead väga hästi seda, et nagu see on ikka... Teil on seal, kes teil back-up muidu on? Teil on kohalik või? Ma ei kommenteeri seda. Aga teil on kohalik quarterback, mis ma mõtlen seda? No... Ei olegi või? Okei. No siis sa pole sest et Poolas, no siit on ikka otsitud ka nagu normaalselt seda, noh, meil on põhimõtteliselt see, et meie tight end üks poolakas on mänginud nagu varem mängujuhti. Et siis saab, nagu ta põhimõtteliselt saab hakkama, aga noh, ütleme nii, et söödumängust on ikkagi väga palju rääkida sel juhul. Ja, siis on umbes nagu me mängisime viimane mäng, et so running back saab 30 plus carry't ja let's go, on ju. No meil praegu on ju niimoodi, et me oleme planeerinud niimoodi, et kui knock on wood on ju, et kui midagi juhtub,
siis meil on tegelikult alternatiivne, me saame Wildcati osta niimoodi, et me paneme number 5 selle Tavani paneme QB-ks. okei. Ja see on... Ma arvan, et see võib ka ikka suht pull olla tegelikult. Meil oli kusjuures viimase 2 aastat, meil oli sama asi, meil oli küll backup quarterback, kes oli põhimõtteliselt scout quarterback, kes viskas meile trennis interception'id kaitses. See oli ta ülesanne, sest tegelikult mängudes meie backup oli meie Ameerika dual receiver, kes oli high school'is triple option'i quarterback. Ja siis reaalselt, kui Jalen Hendersoniga oleks midagi juhtunud eelmise 2 aastat, me oleks hakanud triple option'it ründes jooksma, mis on nagu väga jabur kohati, sest nagu Euroopas ei oska seda peatada. Kui seda tegelikult jooksed nagu puhast triple option'it, vaata. See oleks päris pull, ma arvan. Ja mingi hetkeni vaata eelis, aga siis mingist ajast saad aru, et limiteeritud on, vaata. Eks ikka. Jab. Aga üks lahe asi ka, mis eelmisest mängust meil tuli välja ka, meil on kicker, meil kämbi alguses kohalikus Potsdami ülikoolis üks rahvusvaheline tudeng Portugalis kutt tuli meile tryout'ile kickeriks. Ma ei tea, kus nad seda välja võlusid, aga poiss oli kellegi öelnud, et ta on sokkerit enne mänginud ja siis tuli kickeriks, tuli nagu tryout'ile ja siis öeldi, kuule päris hea, paneme sulle esimest korda varustuse sellega ja sa võid meil kicker olla kick-off'is siis ainult, on ju. Ja siis ta mängis esimest korda eelmine nädal ja nagu, ma ei tea, ta ei saa aru, mis ta tegema peaks kick-off'i spetsialistiga. Sa lihtsalt lööd ja sa ei pea ronima sinna täklima, vaata. Vend panid pea ees jooksis sisse ja vend täklis otse 1-1 Aaron Jacksoni maha ju. Nagu vennad polnud õrn aimagi, kuidas täklida, vend jooksis otse kõhuga sisse. Okei, Aaron Jackson mingi koperdas seal suutis mingi 3 täklit murda enne, on ju. Aga lihtsalt see pauk, kuidas vend täklis, nagu, see oli nagu nii koomiline, aga nagu jumala vingel ja vaha külje pealt näha seda nagu. Et see väga haige. Lahedad väiksed story'd, et jah, chill vend ka muidu, aga jah, Portugali kutt, et meil on see nagu päris soccer player on kicker. Et kus Stuttgartil on just või keegi just on näinud, siis ma nägin ILF-is. Viinil, jah. Võttis mingi vana, päris hea, eduka soccer-mängija, jalkamängija. Ja mingi päris kõva veteran, jah. Jop, et see on nagu vinge, jah. Aga igal juhul me oleme 2-0, on ju. Ja kui me vaatame GFL-i poole üldiselt, siis Dresden on domineerinud põhjas. New York Lions esimene mäng oli natukene close Düsseldorf Panthersiga, aga ma rääkisin, mul Lionsis on üks väga hea sõber ka, ma rääkisin ka taga sellest esimene mäng oli. Nad ise lasid ennast jalga nii palju, aga lõpuks ikka suutsid viimase sekundi field goal'iga võita. Ehk siis Põhja konverentsis on siis New York Lions, Potsdam Royals ja Dresden Monarch oleme kõik 2-0 ja kõik on nagu näidanud ka seda klassi. Kõige suurem küsimärk oleme meie, sest meil pole quarterbacki praegu, et see on olema saab huvitav, kelle me endale quarterbackiks toome. Et sellest ikkagi oleneb päris palju ja lõuna konverents on täiesti fucking wide open, sest Schwäbisch on mänginud ainult ühe mängu, kes on tavaliselt see favoriit olnud lõuna konverentsis ja nad napilt võitsid Müncheni Cowboysi ja praegu lõuna konverentsi esimene meeskond on Forsheim Wild Dogs, kes tuli eelmine aasta GFL 2, ehk siis ta on esimest aastat GFL 1 ja nad on kohe praegu liidrid 2-0 ainuke, kes on 2 võiduga ja 0 kaotusega, mis on nagu fucking crazy tegelikult nagu. Et ja päris hästi võit ka, mitte mingit nagu halbu meeskond, et nagu soliidseid meeskondi võitnud. Ja Munich Cowboysil on 0 võitu, 2 kaotust ja nende punktide differential on 54 punkti nad skoorinud ja nende vastu on skooritud 56 punkti, nad on 2 mängu kaotatud 1 punktiga. Väga sööve. See on nagu jah, veits. Väga sööve. Unlucky. Aga jah, nagu esimese 2 nädalaga ühtegi suurt match-up'i pole veel olnud. Nüüd Dresden ja New Yorker mängivad siin lähinädalatel. Tegelikult vist 3 nädala pärast, kui ma eksi. Et see on see suur mäng, mis natuke näitab, mis tasemel need 2 meeskonda on. Ja me mängime ise vist New Yorkeriga juulis alles. Ja siis Dresdeniga mängime aasta lõpus. Et need on siuksed suuremad mängud, mis tulevad. Aga sellest saame natuke aja pärast rääkida ka. Ja siis vist saime kõik rääkida. Mind nokiti out'i ka eelmine mäng päris hästi esimees. Kui ma pole enne nõnda out'i nokitud nagu. See oli nii, Aaron Jackson nokis mind out'i, jah. Nad jooksid swing screen'i minu poole. Siis ma ikka hustlin, jooksin sinna poole ja siis järsku tuleb nagu blindside'is crackback blokist. Nagu otse, boom! Ma ei ole enne nõnda maha lennanud nagu märk alts, nagu see oli siuke naljakas tunne nagu. Ja see oled korra maas nagu, okei, tuli tagasi, väga hea, lähme edasi. Väga haige. Väga flag ei tulnud ka, aga
jah, kui sa vaatad tagasi, siis ta nagu natuke tuli rohkem külje pealt, aga tegelikult mina ei näinud seda, minu jaoks oli puhas blindside, vaata. Ja tegelikult see peaks illegaalne olema, aga noh, you take some and you give some, pole hullu, vaata. Ega mul endal ka viimases mängus oli siuke pull, need, et oli third down ja nägin, et noh, vastased läheksid all out blitzi, vaata. Jooksin slandi, kõmm käes, jooksin edasi, aga siis nagu mind sandwich tackliti nagu nende kahe safety poolt, kes siis seal taga olid, on ju. Siis nagu, noh, VR-ina sul on see, et kui sind tacklitakse, kukud pikali, siis sa nagu, niipea kui sa pikali kukud, siis sul on nagu korraks see hetkeline paus, kus sa nagu tunned, et okei, kas kõik on nagu hästi. Nagu kas kõik asjad on endiselt küljes, vaata. Ja siis sa hakkad püsti tõusma ja siis noh, ma olin seal maas. Tunnen, okei, kõik on timmis. Hakkan püsti tõusma. Ja saad aru, kõik virvendab. Kõik virvendab. Saad aru, tuled sähvivad silme ees, kõik särk-värk. Ma olen nagu, wow. Sest et see hitt ega midagi ei olnud nagu nii crazy, aga see pärast nagu, kui ma vaatasin filmi, siis oli see, et see oli natukene sarnane, vaata tead, nagu oli selle, vaata siis, kui Patrick Mahomes sai eelmine hooaeg selle peapõrutuse selle pealt, et ta pea põrkas selle kunstmuru peal, vaata. Siis mul oli täpselt sama. Ja mul juhtus täpselt sama asi, mulle kael on siiamaani kange sellest. Õnne. Ja ma lendasin maa nagu perse ees, mu kannikas on räigelt valus nagu, sest ma lendasin otse kanni peale, parema kanni peale, siis läksin õla maha ja sa näed video peale põks, kuidas pea käib, vaata. Jaa, see on nii rõve. Ja, aga kusjuures ma ostsin endale uue kiivri seast, ma ostsin selle light helmeti, vaata, need on need, mis on nagu, Virginia järgi on kõige parem helmet, aga NFL-i järgi oli mingi top 3 vist. Ma ostsin endale isikliku kiivri, kõige mugavam kiivri, mis mul kunagi on olnud, ma näen välja nagu fucking astronaut sellega, see on naljakas, kuidas see välja näeb, aga reaalselt see üks example oligi täpselt selle sama vigastuse peale, kuidas nende promo videos oli, et nagu quarterback mängis tavalise Ridelliga vist selle samamoodi see concussioni ja siis nende kiivriga see sama asi juhtus ja ei saanud concussionit. Ja ma ei tea, võib-olla oleks halvemini läinud, aga mul oli nagu peaga okei selles suhtes. Et nagu selles suhtes joppas jah. Aga Ott, idekas seega või? Kuidas siis sul läks esimene mäng? Individuaalselt? Kuule, täitsa tublisti läks. Ehk siis te võitsite 55-12 on ju? Kuidas? 55-12 just. Võitsime ja oli siuke, no eks ikka alguses oli nagu siuke, et ohoho, et no mis nüüd saama hakkab, aga siis ikkagi üsna kiirelt sai selgeks, et me oleme ikkagi klass nagu kõrgemal. Ja siis, aga jah, nagu väga pikalt tegelikult ootama ei pidanud nagu esimest touchdowni ka. Seal veel oli see, et kas Miles Butt mängis eelmine hooaeg teie juures või? Üle-eelmine. Üle-eelmine. Jab. Seal oli see, et ta oli sellele USA receiverile mingit räiget trashi nagu rääkinud. Aga siis minuga oli see, et noh, see kohe see play, kus DJ meie QB siis skooris. See oli, ma ei tea, 3. play vist. Juhtus siis siuke pull, et mina jooksin lihtsalt oma go-rada. Vend tuli mind kaitsma. Vend käis pikali lihtsalt. Vend ei olnud mulle ülejäänud mängu mitte ühtegi sõna nagu. Ja, need... Seal oli veel niimoodi, et ma jooksin selle go ära, vend käis kõhuli. Ja siis noh, vend hakkas nagu püsti tõusma. Arvas, et play on läbi. Ma nägin, et DJ jookseb nagu minu poole. Vend seda aru vaatab jumala rahus ringi. Ma lähen kõrvalt lihtsalt lükkan uuesti vend. DJ jookseb minu selja tagant lõpuni. See oli esimene touchdown, ei noh? See oli esimene touchdown ja vennal, ma ei tea, kas tal oli nagu lihtsalt nagu Mark nii maas peale seda, et see ei olnud mitte ühtegi asja mulle enam peale seda. See on hästi naljakas, kui siukse vennad auguvad, vaata niimoodi. See oli oma, et no ja siis ta veel haukus jah, selle Stuga ka. Stu on siis meie Ameerika receiver. Ja siis selle peale Stu kostitas teda 2 touchdowniga. Jop. Ja siis noh, statistiliselt ju teil quarterback viskas 3 touchdowni,
milles 2 läks siis Stewardile, 1 läks sulle, Ott Eerik on ju, mis siis tema esimene ILF-i touchdown oli sulle too, on ju? Just, nii oli. But there we go. Ja siis teie running back Brusovski. Ja tegelikult see oli üldse nii raske nimi. Ma lihtsalt, kui sa hakkad seda, on ju Brusovski vist ju? Nagu... Minu arust küll, jah. Ma vähemalt on nii aru saanud küll. Jah, et tal oli siis 1 rushing touchdown ja siis teie quarterbackil oli veel 2 rushing touchdowni omakorda ka. Ja ütleme nii, et väga nagu sööduvolüümi siin mängus ei olnud vaja ka, sest et nagu teie quarterback, kas ta põgenes või ta ise scramblis ja kurat see vend on elusive palliga, ütleme nii. No see on täiesti haigena. Nagu ma nii ootasin tegelikult, sest et vaata, trennis ikka näed nagu natukene on, aga kuna jälle ei ole nagu full contact särki. Ja kaitse ei saa minna vaata. No just, siis, aga vahepeal, kui see vend siis täpselt scramblib, aga ei otsustab, et tavai, ma jooksen ise. See on ikka täiesti aega, kuidas see vend liigub. Aga Davidiga oli veel see, Brusovskiga, oli siis see, et peale mängu nagu, ikka nagu nägid, et vend jooksis on ju. Ja touchdown särki värki. Aga kui sa oleks mind küsinud, et mitu jardi tal oli, ma oleks öelnud, ma ei tea, mingi 70. Vaatasin pärast statline'i 113 jardi, ma ei nagu, et mida muff. Jop. Ja nagu korralik päev ju. Saad peaaegu 20 carry't, peaaegu 120 jardi ja 1 touchdown, 6,6 average. Lebo ju. No just. Ja DJ-l ka 77 jardi. Et seal oligi see pull, et mind ja Stew'd võeti konkreetselt juba kolmas veerandaeg 8 mintse mängida. Meid võeti välja mängust. Jah. Nagu mul on nii kahju. me oleks reaalselt nagu, jumal. See on see domineerimise oma usu mind, nagu ma olen 2 aastat siin mänginud pooli mänge piisavalt, nagu see juhtub väga kuradi tihti, kui sa võidad nii suured nagu. See on nagu sportlasena, see on nii jabur minu meelest. Ja seal ongi see, et täpselt kui sul on veel selline mäng ka, kus sa saaksid siis oma statline'i nagu posterdada, vaata. Ja. Et siis ja seal oligi naljakas omakorda see huddle'is konkreetselt kogu aeg DJ nagu ootame seda nagu neid signaaleid, mis sealt sideline'id tulevad, et mida mängime. DJ kogu aeg lihtsalt, kui on mingi run play. Vend hot route'is mind ja Stew'd kogu aeg. Oli vä? Kogu aeg, ei, oota, ma viskan selle. Jop. Aga see on niisugune kena ju. Ei, muidugi on kena, väga, väga meeldiv on niimoodi mängida. Jah. Et aga muidu nagu klassi vahel, nagu sa ütlesid algusest kohe märgatav, on ju? Et seal ega neid väga võimalus polnud ka, on ju? Ega ei olnud jah, väga. Seal oligi, nad hakkasid mingid veidraid asju ka tegema, nad hakkasid, nad ei olnud field goal'e kummalgi puhul. Nad läksid niimoodi, et neil oli 4 ja 10, minu arust äkki teine drive, neil oli 4 ja 10 ja siis nad lampi nagu üritasid. Kui mäng oli veel 1 touchdowni mäng sellel ajal ju? Just. Okay. Aga see on nagu esimene veerandaeg, vaata, ma saan aru, et 4. veerandaeg 1 touchdown vahet ja sa lähed selle peale. See on esimene veerand, nagu, et ma ei tea, kas, nagu ma ise hakkasin mõtlema, et äkki neil on kickerit või mingit sükest asja või nad lihtsalt ei usaldama kõik. Jaa, võib-olla jah. Tegelikult võib-olla jah. Et ja aga samas teiselt poolt ka teie kaitse mängis ka päris hästi ja kuradi Karlisel oli 2 säkki, siis teil ühel kohalikul vennal, kellel seda nime ma ei hakka küll hääldama, oli ka 2 säkki on ju, siis ja Pürellist vist on ka vaja rääkida eraldi või? No peaks rääkima vist küll. Ehk siis tal oli üks interception, mille ta viis pick six'iks, ehk siis ta on ILF-ist eelmine aasta oli kõige parem returner, ehk siis kes kick-off'i ja punter return'id ja mis juhtub, kui sa saad kaitses vahelt lõike, ehk siis interception'i, see automaatselt läheb return'iks ju. Ja nagu see, et nagu ta on nagu räige weapon, kui ta saab palli oma kätte kaitses. Ja mis on vaata naljakas ka, et ta on nii hea palliga returner, kuigi ta on kaitsemängija, vaata. See on selline naljakas kombo. Just. Ja seda nagu sideline'ilt oli selles mõttes ka nagu mega naljakas vaadata, kuidas vend jookseb ja siis tunneb, et tal on keegi on nagu seljas, on ju. Ja siis ta nagu natukene juba nagu on nagu, et okei, selgelt täklitakse nüüd, aga siis ta saab aru üks kell, et see on tema enda kaitsemängija, kes teda sealt surub tagant lihtsalt. Siis vend paneb uuesti ära käima. Hakkame minema otse, jah. Jah, just. Ja siis tal oli ka see on lahe, lisaks
lisaks sellele tal oli kick-off'i return touchdown ka, ehk siis tal oli 2 touchdown'i, special tiimis 1 ja kaitses 1, et nagu see aitab kaasa ka 55 punkti skoorimisele. See aitab väga kaasa. Ja noh, sellepärast te saite vähem positsiooni ka ründes ju. Seal oligi saad aru, see oligi nagu kõige süksem nagu frustreerivam ka selle asja juures, et nad ei pantinud vaata väga. Või isegi kui nad pantisid, siis oligi see, et Dev viis selle nagu tagasi teisele väljaku poolele. Ehk siis minu arust me alustasime äkki ainult ühte drive'i nagu 50 tagapool. Ehk siis me ei saanud nagu reaalselt ühtegi nagu sükest nagu päris normaalset drive'i vaata. Ahah. No sellepärast on ka vaata statistiliselt vaata 113 passing yardi ainult vaata, aga noh, sul ei olnud vaja lihtsalt nagu, et sest et seal oligi konkreetselt see, et mulle ütles need, et kohe esimene pass, mis ma püüdsin, oli mingi, mis oli mingi flat või mingi siuke asi või? Ja siis jooksin oma 8 järdi ära ja siis nägin, et edasi enam ei saa ja siis astusin välja. Selle samal hetkel kui ma välja astun, kuulen, peatreener karjub mulle kõrvalt, ära astu välja. Jah, aga noh, niimoodi see väike Ameerika jalgpall ongi nagu need väiksed hetked on ka naljakad, vaat, mis sul endal meelde jäävad igast mängust ja nende niimoodi. No see on nagu alati vinge. Aga muidu enda koha pealt isiklikult nagu said esimese touchdowni on ja ILF-is, mis oli 5 catch'i, 35 jardi. Nad panid sulle 6 jardi ette, kui ma omast arust panin box-score'i kinni mängu lõpus, sul oli 29 jardi, nüüd sul 35, okei, kivit. Minu arust mul oli rohkem kui 35 jardi. Okei, noh, ehk siis veel võiks olla juures on ju. Nagu, ma ei tea, kus nad 35 said. Ma hakkasin ise lugema, ma sain nagu vähemalt 4 kempsi. Äkki sul oli mingi screen või midagi, mis läks negatiivselt? Võimalik, nagu, ma ei tea, võimalik. Aga oli jälle 3. veerand ajal oli üks ikka. Aga no iseenesest tore oli jah see, et mul ju kõik pere ja asjad olid ka siin vaatamas, siis oma esimene nagu kõrgliiga touchdown teha oma perekonna ees oli ka väga tore. Jah, okei. Siis on hästi ja noh, terve meeskond, me saame kohe räägime ka natuke sellest power rankingutest, sest et ILF-is on see meedia veits parem, nad teevad iga nädal power rankinguid ka, saame veits rääkida sellest, ehk siis järjestavad tugevuse järgi need meeskonnad on ja see on alati subjektiivne, nagu see ei ole nagu 100% õige niikuinii, aga lihtsalt see annab mingi referentsi vaata. Aga muidu, kui me räägime tervest ILF-i nädalavahetusest, siis Pariis Musketeers ja Ryan Fire mängisid siukse old slugfesti oma vahel, 2 NFL-i peatreenerit koos Tom Sula, siis Ryan Fire'i peatreener ja Jack Del Rio, Pariisi Musketeeri peatreener, siis läksid omavahel kokku ja siuke mõlemad kaitsekoordinaatorid ka varasemalt ja 17-15 Ryan võitis, et see oli siuke Pariisis on muidugi meie vana quarterback Jalen Henderson, siis kellega ma võitsin 2 tiitlit siin Saksamaal, et see oli ikka huvitav näha, kuidas ta mängib, aga ütleme nii, et O-line oli natukene probleem seal mängus, et Ryan Fire'i kaitse jõudis ikka väga hästi talle pressure'id kogu aeg peale. No Ryan Fire'i D-line on ikka päris jõhker nagu. Kas soo see meeskonna kaaslane on seal või? Hugo Klages, jah? Jah, UMass'is olite koos, on ju? Sakslane. Just. Ja siis Madrid Bravos, Hamburg Sea Devils, nagu Hamburg oli nii lähedal upsetile siin, aga nad lõid viimasel sekundil 49 jaardise field goal'i mööda. Ma rääkisin, mul on paar head sõpra ka seal, kellega ma mängisin viimased paar aastat siin Potsdamis on nüüd Madridis ja ütlesid käed nagu võit, ükskõik kuidas, aga me võitsime. Nüüd matame selle game tape'i maha ja läheme uude nädalasse. Ma just mõtlesin sama, et päris huvitav ikkagi, et see nagu skoor nii lähedal oli. Ja nad ise nagu lasid jalga ja nagu ma tean ühte kaitsemängid seal väga hästi selles Madridi meeskonnas ka ja ma vaatasin lihtsalt neid highlightidest ka, et nagu see, kuidas nende probleem on see, et nende kõik e-impordid, peaaegu kõik on ründes. Ja nende kaitse on väga palju kohalikidest, vaata, ja ameeriklased, ehk siis see, kuigi jällegi 12 punkti ei ole üldse halb, aga nagu neil ei ole domineerivad kaitset, neil on rünne on see, kes peab seda meeskonda tassima, vaata, aga nagu siin mängus ilmselgelt nad ei suutnud seda teha, vaata. Mõtlen ka, et päris huvitav on nagu see, et vaata, jõhkralt oli nagu haipi selle üle, et tulevad nagu NFL-i kogemusega mängijad särki värki, on ju. No just, et
aga nagu Sinet nagu ei näidanud mingit nagu tohutut crazy't asja. Noh, mul on nagu eriti lihtne nüüd selle koha pealt rääkida, me vaatasime, sest et me nüüd ise mängime kohe Nordicu vastu, Nordic eelmine nädal siis mängis Helvetic Mercenary'se vastu, kes siis tegi ühe kõige suurema off-seasoni nagu signimise siis endise NFL-i receiver'iga. Keenan Cole. Saad aru, sa vaatad teipi ja sa nagu mõtled, et nagu kuidas see vend NFL-is mängis. Ja nagu ta mängis NFL-is nagu legit number 3 receiver. Just, sest et ma ei tea, see vend konkreetselt ikka loivas lihtsalt väljakul. Oli või? Okay. See oli ikka täiesti masendav. Kusjuures ma arvan, et see võis olla mingi name value signing ka, sest et kui vaata mäletan, sa ütlesid eelmine episood ka, et ta maksis mingi osa kinni, vaata, et nagu Helveticul raha piisavalt. See jama, et nagu ma ei imestaks, kui ta ongi siuke puht nimeväärtusega ja ta ongi natuke nagu, ütleme siuke natuke ei anna endast kõik, ütleme nii või, et seal mängida või? No see jah, kui sa filmi vaatad, see on ikka nagu selles mõttes nagu masendav. Et ma ei tea, kui ma oleks treener, siis ma mõtleks midagi ette ausalt öelda. Jah, aga vaata, kas sa oled positsioonis teha seda. See oli nagu lihtsalt siuke, nagu seda oli lausa nagu nõme vaadata ausalt öelda. Okei, nii olnud või? Ja. See nagu vend lihtsalt konkreetselt, kui sa vaatad juba vennast stantsi, siis vend põhimõtteliselt seisab lihtsalt nagu hargis niimoodi, et ta vaatab nagu niimoodi, et rind on ka sinna liini poole põhimõtteliselt. Hui, okei. Ja, okei. Et aga eks me saame näha, mis nad teevad, vaata need suured nimed, et siin on veel vaata paar tükki. See oli naljakas, ma vaatasin Kyle Kitchensit, ma fallon ka vaata, ta on kaitseliini mängi ka, vaata, see on huvitav vaata. Esimene play, ta mängib Hamburgi eest Madridi vastu, esimene play, triple team. Loomulikult. Nime väärtus vaata selles suhtes. Kes oleks võinud arvata? Jab, hea mängi ka, nagu sa ei saa midagi öelda, vaata. Aga siis üks suur, võib-olla siuke skoor, mis oli huvitav oli ka, Berliin Thunder võttis nagu 63-14 Glönn Centru. Ma ei saa öelda Eesti ja Inglisiga. Kes ja see on Cologne arvatavasti on üks halvimaid meeskond ikka siin liigas, et see ei ole hullu, aga ikkagi 7 touchdown'i visata, 413 jardi ja 24-22 Jakob Sullivani poolt on ikkagi tegelikult päris crazy, olgem ausalt. Ma mõtlen ka, et päris, ise ka ma ju vaatasin tegelikult selle pilguga nüüd see off-season ringi nagu, et kus on siuke mängujuht, kes nagu viskab palju särki-värki, on ju. Püüdena sa ju loomulikult nagu otsid siukest asja. Ja siis ka ikkagi Berliin paistis just selle koha pealt silma, et nagu Jacob Sullivanil oli minu arust kõige rohkem jarda oli minu arust. Või tal oli kõige rohkem touchdowni 1-2 nagu. Et vist oli kõige rohkem jarda minu arust. Aga touchdownidega ta oli, ma ei tea, 2 tükki oli vähem kui, sest et minu arust Clarkil oli kõige rohkem. Okei. Mitte Sack Edwards seal või? Võimalik, et oli Sack Edwards ka, aga minu arust ta oli nagu väga lähedal sellele tiitlile nagu ka. Jep, aga Berliinis ma tean ise, kuna me siin, neil ei ole kõige parem situatsioon, aga nad vist said vähemalt mingisuguse fundinguga ka alla, et eks näis. Aga huvitav ongi nagu selle seisu juures ka omakorda see, et kas siis nagu Berliin on päriselt nagu okei siis see hooaeg või siis Köln on nagu lihtsalt nagu täiesti katastroofilises seisus. Jab, aga seda me saame teada siin see nädal vaates, kui hakatakse teiste meeskondadega mängima aina. Just. Ja te mängid, kuna Berliin on teie divisionis, te mängite 2 korda Berliiniga, on ju? Ei, Berliin ei ole meie divisionis. Ei ole või? Berliin on Põhjadivisionis. Ja, ta on Hamburgi ja nendega samas, okei, sorry. Ja Cologne'iga, seda sama seal, jah. Aga kui me vaatame power rankingu poole lihtsalt, siis meil on top meeskond Vienna on number 1, Stuttgart Surge on number 2, siin Rhein Fire on number 3, Nordic Storm on 4. Need on kõik 4 meeskonda võitsid oma esimese mängu ja siis Pariis on 5. Musketeers, kes kaotas tegelikult. Müncheni Ravens on
6, kes võitis ja siis tuleb Frankfurt Galaxy on 7, Tirol Raiders on 8, mõlemad kaotasid jälle oma esimese mängu ja te olete alles 9, Wroclaw Panthers, kes te võitsite oma mängu on ja siis Madrid Bravos on 10 näiteks, kes võitis ka mängu. Disrespectful. Jah, no siin on vast, ma ei tea, arvatavasti te kaotate sellega, et teil on mängised Thronersiga. Ei no jaa, aga nagu, kas sa nägid, kui nagu jõhkralt München nagu Tiroolist üle sõitis või? Ja seda küll, jah. Üks asi. Ja teiseks nagu Frankfurdi ümber on lihtsalt nagu mingi räige hype, sest et nad on endine NFL Europe'i tiim. Ja nad tegid uue mingi kuradi rebrandingu ja särgid-värgid, aga nagu oi jumal, ma nii ootan seda, et saaks täpselt see nädal juba Nordikuga mängida ja saaks hooaja lõpus Viini ja Müncheniga ka mängida. Ma nii räigelt ootan seda. Jah, siis on nagu, sest et me võimegi minna selle juurde, et siin on jällegi see on Power Rankings, see on ELF-i networki poolt tehtud, jah, see muutub ja arvatavasti siin päris palju veel, aga kui me räägimegi järgmisest 2 nädalast, siis me teeme episoodi ka üle 1 nädala, siis mul on see nädal Paderborn Dolphinsiga mäng, mis peaks olema nagu Paderborn on üks halvimaid meeskondi GFL-is praegu, et see peaks olema, jällegi meil on Saksa mängu üldse kunagi ei tea ja meil on ründeliinis tegelikult, meil on vist 6 tükki alles praegu ja meil on 5 tükki injury report'is põhimõtteliselt. Et see on üks asi, mis võib-olla teeb selle mängu natuke huvitavamaks, kui see peaks olema, aga ikkagi kodus me mängime, meil on päris hea võimalus ikkagi see ära võita ja siis 4. nädal oleme me Paiviigil ja siis ILF-is sul, Ott, see nädal te lähete kokku Nordic Stormiga, kes on see võib-olla kõige suurema haibiga see off-season olnud, tuli sisse uus meeskond liigasse ja esimene mäng oli nagu impressive selle koha pealt, et nagu domineerisid, nagu me eeldasime vaata. Ja siis sellest peale seda mängu on teil Paiviik ka, ehk siis teil meil mõlemal on üks mäng see nädal, siis meil on mõlemal puhke nädal ja siis sealt edasi peale järgmist episoodi ma lähen vaatan Oti mängu, läheme Wroclaw'sse, vähemalt on praegu plaan, et saab vaata minna. Aga minu mängust pole väga mõtet rääkida, et see peaks olema cakewalk, aga eks peaks me näe, kui palju ma sõnu söön on ja selle lingid on kõik olemas ka ja see 24 mai siis. Laupäeval on see mäng, aga räägime seda Nordic Stormi match-upist, et kui sa oled juba skautinud seda 2-3 päeva, et mis see esimene nagu suurem takeaway nende meeskonnast on, nagu on nad nii head, on neil talenti seal või mis sa arvad? Overhyped, rohkem mitte midagi erilist, jah? Overhyped. Oota, nüüd mul on seal päris palju vendiga, Bow, mõlemad receiverid on Potsdamist tulnud viimase 2 aasta jooksul, nende tackle on ka Potsdamist mängisin, ta oli mu roommate 2 aastat tagasi, siis kes nende safety on, kuule? Luke Lenna. Ja Glenna, kes teine safety on? Chad Waldrand. Okei, mõlemad on importi ameeriklane. Luke Lenna on ameeriklane, Chad on inglane. Tule ma mõtlesin, kui Glenna on eurooplane, okei, tõsi. Siis sul on tegelikult... Neil on päris huvitav DB core selle koha pealt, et neil ei ole mitte ühtegi homegrowni DB core'is. Üks on pingil, ma tean, ma vana mees. Pingil jah, aga nagu selles mõttes nagu alustavas koosseisus neil ei ole mitte ühtegi. Okei, kes neil siis neil on siis ameeriklane safety ja corneri peal või? Just. Okei. See on kus juures? Ja siis inglane on, ja siis inglased on nagu teine safety ja teine corner. Ongi nii või? Britid ja ameeriklased või? Okei. Kus juures, see on kuidas me Potsdamis oleme iga aasta teinud kaitse poole pealt, meil on alati Ameerika safety ja corner olnud, et sa leiad Euroopast lihtsamini kaitseliini mängida ja linebackereid, kui hea siis see on minu meelest kõige parem nagu viis seda teha, aga kuidas seda splittida vaata. Teil on natuke teistmoodi, sest teil on nagu all time great linebacker vaata, H.J. Wettlandi näol, aga Burrell on safety vaata ikkagi. No just. Ta on corner rohkem. Jah, on corner, okei. Ta mängib meil cornerina rohkem. Aga huvitav ongi need see, et Stu ütles ka, kuna Stu ja Chad mängisid koos Stuttgardis, siis ta ütles ka, et näed, et Chad on üks kõige paremaid cornereid, kelle vastu ta on mänginud. Aga Chad mängib safety't nüüd hoopis. Okei. Et see on päris huvitav ja Luke Lenna puhul on see, et ta oli 1 aasta Defensive Player of the Year nominent. Top 3. Et selles mõttes on nagu põnev. Ja
nende see UK corner Cali Dedisa, temaga koos ma mängisin akadeemias. Tegelikult või? Okei. Nii et selle koha pealt on nagu väga põnev. Okay. Aga jaa, ausalt öelda nagu filmi pealt vaadates praegu nad ei tee midagi väga erilist. Okay. Et noh, kõik, mis nad tegid nagu Mercenarise vastu oli üsna siuke nagu lihtne ja loogiline. Okay. Ja üsna sarnane, kusjuures üsna sarnane isegi sellele, mida Enthroners tegi. Okay. Skeemi puhul just. Just. No eks siin mängib ka natuke rolli see, et sa ei taha liiga palju näidata praegu, vaata, nad arvatavasti samamoodi nagu tee, vaata, see on see suur mäng, vaata. Ja alguses ka, vaata. Just. Sest aga... et meil ju ka ründes me reaalselt jooksime, ma arvan, mingit 5 erinevat või 7 erinevat play'd terve mängu peale. Et noh, me nagu isegi, noh, et nagu me panime kogu kehast võib-olla väikse varba sinna sisse, mis meil nagu päriselt nagu playbookis olemas on. Ja, et no see on õige asi teha ka ja noh, nende poolt võis samamoodi olla vaatatud tegelikult. Ei, absoluutselt, noh, absoluutselt. Aga kuidas nende, no sa vaatad seda on ju enda ründe poole pealt, sa vaatad siis nende kaitset on ju, et tegelikult see on siuke filosoofilisem küsimus, aga mismoodi receiver üldse skaudib? Mida sa skaudid? Cornereid individuaalselt ja siis sa ju pead ka vaatama, mis telle sa otsid? Ehk siis sa otsid, ma ütlen kaitseliini koha pealt, kui ma vaatan alati vastase ründeliini, ma otsin mingeid asju, mis ütleb mulle ära, kas nad jooksevad või söödavad selle play peal, mis tehnikat nad kasutavad, siuksed väiksed asju ma otsin kogu aeg, et nagu kui selle 2 ründeliini venna vahe on siin väiksem, siis nad double tiimivad seda nose guard'i näiteks on ju, või tacklit ja siis ma tean, et vastavalt sellele juhtub see on ju. Aga kui sa, mida sa üldse, nagu, mis sa tellid ja giid on üldse? No sa saad seal vaadata, vaata, kaitses teil on ikkagi oluliselt rohkem, te saate nagu siukest asja skautida, vaata, meil on see, et meil oleneb sellest, mida meie teeme. Jah, tõsi. Et noh, mida kaitse teeb, on ju. Jah. Et noh, mida mina nagu näiteks vaatan, ongi näiteks see, et kus tema raskus on näiteks. Nagu kui ta hakkab näiteks kui ta pressib näiteks, et kas ta raskus on kandede peal või ta raskus on hoopis varvaste peal, on ju. Et kui agressiivne ta näiteks liini peal on, et kas ma tean seda, et mul on nagu ruumi liini peal liikuda või on see, et okei, et ma pean nagu kohe lihtsalt ära minema, on ju. Ja olema valmis selle jaoks, et ta hakkab nagu kätega mind seal sudima, on ju. Safety'de puhul ma vaatan seda, et kui distsiplineeritud nad on näiteks nagu, kui palju nad mängujuhti vahivad, kui palju nad vahivad mind enne snappi, kui kiire nende backpedal on, kui palju nad run game'i assistivad. Et noh, kõik siuksed asjad. Et noh, näiteks praegu noh, Luke Lenna puhul ma näen seda, et teda kasutatakse selle jaoks, et nagu kõik asjad nagu tema ees hoida nii-öelda, et Chad'i kasutatakse rohkem nagu tacklimise ja run game support'ina, aga Luke'i kasutatakse rohkem nagu niimoodi, et ta peab kõik asjad nagu enda ees hoidma. Ehk siis comparison nagu free ja strong safety, kui sa võtad kui sa mäderit mängid nagu Glenna nagu free safety ja see Briti kutt on siis strong safety nagu. Just, põhimõtteliselt, et noh, siis ma tean seda, et näiteks, et okei, et kui ma jooksen nagu Luke'i vastu mingeid radu, siis ma pean nagu tegema, noh, nagu veenma teda selles, et ma jooksen nagu sügavat palli ja siis tegema oma movie, on ju. Samas kui Chad'i vastu on see, et ma võib-olla saan seal mingeid, nagu et ta reageerib nagu rohkem mingite double move'ide peale ja sükeste asjade peale. Okei. Ja see on päris loogiline, sest ma ei ole isegi kunagi mõelnud, praegu tuli see mõte alles, et nagu mismoodi üldse teised positsioonid skaudivad nagu ründe poole pealt. Seda on nagu, ma tean täpselt, kuidas ma teen seda, aga kuidas nagu teised positsioonid teevad, see on tead päris mingi. No ja siis vaata slot receiver'ina on see, et sa pead nagu natukene hoidma silma selle peal ka, et mis nagu kastis toimub, vaata. Ja mis linebackerid teevad, on ju. No just, et kui ütleme, et näed, et kui nad flexivad selle linebackeri nagu välja, on ju. Noh, et kui me oleme 3x1'is on ju, et siis näed, et nad flexivad tema välja, et siis ma pean olema valmis nagu seda blitsi nagu koolima ka vaata meie tacklile. Või siis alertima põhimõtteliselt on ju? Jah, alertima, jah, just. Jep. Või no ka see näiteks, et
et ma pean olema valmis, noh, kui ma jooksen ka nagu neid sisemisi radu, on ju, nagu läbi boksi. Et siis on täpselt see, et okei, kui nad näitavad seda blitsi, kes sealt välja või milline linebacker üldiselt välja tropib, milline linebacker läheb nagu blitsima. Kui atleetlikud need linebackerid on, et kui ma sealt selle palli saan, et kas ma siis lihtsalt jooksen või ma rohkem üritan neid seal juukida ja nii edasi. Eks ta ole siuke. Jah, ja noh, ja see ongi selle Ameerika jalgpalli iluga, kui sa ise mänginud ei ole, siis seda on natuke raske aru saada, aga nagu see, mis sa teed terve nädala jooksul, see film study selle vastase ja ühe vastase jaoks, see nädal aega kohati pole ka piisav nagu. Sest et nagu see on tegelikult nii palju erinevaid asju, mida sa saad, mis teevad sinu elu lihtsamaks, vaata. No cornereid on kõige lihtsam skautida, ma võin nii palju öelda. Mis asja, sorry? Cornereid on kõige lihtsam skautida. Sellepärast, et... Kas sa nägid neid NFL-i kuradi GM-ide intekeid? Chris Sims küsis enne drafti combine NFL-i GM-ide käest, mis positsioon on kõige raskem skautida? Safety ja corner oli number 1. Aga nad skautivad teise koha peal, teistmoodi. Ja, just, et nagu minu receiverina vaata, sest et sa saad nagu üsna nagu kiirelt saad nagu pildi ette sellest, et okei, kas see corner on pigem agressiivne või ta on pigem passiivne, et ta nagu ootab seda, mida sina teed, on ju. Või ta on rohkem siuke, et ta lihtsalt võtab sust nagu liinil kinni ja üritab sind nagu liini peal hoida põhimõtteliselt. Jah. Ja neil ei ole vaata nagu väga palju mingeid siukseid asju ka nagu, mida nad teha saavad, vaata. Jah, tõsi. Ja see on hea point küll, kusjuures see on väga limiteeritud, mida sa saad vaadata. Safety'd on vaata need rohkem, keda sa saad õppida, sest nad ju teevad nii palju eri asju võivad teha, vaata. Just, ja seal on veel vaata see ka, et omakorda safety'del, seal oleneb nagu nii palju sellest, et nagu eelmise tiimi ründest, vaata. Et millises formatsioonis nad on, milline see personell neil on, kõik siuksed särgid-värgid, aga corneritel on see, et sul on alati VR vastas. Sa ei pea nagu muretsema siukse asja pärast. Aga mis ma veel tahtsin öelda, mina kui slot receiver kindlasti pean cornerite puhul vaatama ka seda, et kui distsiplineeritud nad näiteks, et kui nad mängivad cover 2, et siis kui distsiplineeritult nad nagu flat'i mängivad ja niimoodi, et kui meelsasti nad tacklivad näiteks. Okei, ja siuksed pisiasjad on, jah? No just. Okei, aga üldiselt siis nagu mis sa arvad? Kas ma ütlen, samas ma ei tea, aga neil on päris safety, neil on päris secondary, aga ma ei tea tegelikult, kes Nordicul seal frontis on, kaitseliinis ja linebackerite peal. No nende kaitse on üsna stacked, nagu kui sa vaatad puhtalt nagu paberi peal. Et nad on ikka nagu väga stacked selle koha pealt. Ja seda öeldi ka nagu enne hooaega, et nende, olgugi, et Jadrian Clark ja Glenn Tonga nagu ühinesid ründega, on ju. Et siis selle tiimi nagu staar on ikkagi kaitse, mitte rünne. Okei, ehk siis see on huvitav matchup, sest et me ei näinud väga palju teie meeskonnast, aga ma ütleks, et teil on ka ju tegelikult, mis sa ütleksid teie meeskonna peale, kumb teie pool nagu see kõrgem on, kui teil on päris hea balancing, sest teil on nagu kaitses on ka nagu fucking sul on nagu staare seal. Ma ütleks, et meil nagu ründel potentsiaali on rohkem kui kaitsel, ausalt öelda. Kas teil on secondary natuke lahjem või? No meil on jah, ta on nagu hõre meil praegu, see ei ole siin jama. Et kui meil oleks üks nagu heal tasemel DB nagu veel juures, siis see kaitseliin on stacked ju ja linebacker on okei. Kaitse, ja, no vaata, me oleme ka ju olnud eelmised hooajad olnud ikkagi nagu ma ei tea, top 3 või kui mitte isegi nagu kõige esimesed run defense, vaata. Jah, seda küll, jah. Aga passing defense on olnud pigem see nagu, kust on lagunenud, vaata. Et siis ongi see, et ma lihtsalt arvan seda, et kui DJ, Stu, mina ja David saame nagu oma asjad selles mõttes klappima ja ründeliin tegi nagu väga positiivse üllatuse ausalt öelda. Sest ma ei hakka valetama nagu, ma ikkagi nagu väga, mitte muretsesin, aga olin nagu selles mõttes ikkagi skeptiline selle osas, et kui hästi meie ründeliin hakkama saab, sest et campis nad ikkagi lasid kaitseliinil ennast nagu üsna palju lihtsalt nagu ringi lükata, vaata. Aga siis mängu ajal kuidagi vendadel tekkis see nagu õige see O-linemani nagu see mentaliteet, see, et ma olen nagu räige prikk, vaata.
ja sul on vaja seda. Sest et noh, muidu neil oli nagu kogu aeg miitingutel ka, mis mind nagu veits nagu närve ajas, oli see, et neil oli kogu aeg siuke ihihi ahaha nagu mentaliteet, mis peaks nagu mis peaks nagu tegelikult olema see, mis nagu receiver'itel on, onju. Et O-line peaks olema see, kes on nagu, et davai, võtame kokku ennast, vaata. Ja. Aga meil oli nagu vastupidi, et mina ja Stu olime kogu aeg nagu, et davai, kulge, et nagu teeme asja korralikult, onju, et ärme ka neid itsita miitingutel ja et see, kui sa nagu vaatad filmi, trennifilmi ja näed seda, kuidas nagu scout defense teeb nagu mingi standiga lihtsalt nagu tõmbab teid nagu nii nagu toorelt ära, onju. Et siis see ei ole asi, mille peale naerda, onju. Vaid see on nagu asi, mille peale sa peaksid nagu olema nagu sügavas masenduses saata põhimõtteliselt, onju. Täpselt, sest scout defense on seal tehtudki, et sa võidaksid vaata selle. No just nimelt, et nagu kui mina VR-ina nagu, kui tuleks mingi täiesti suvaline kuradi Poola kutt tuleks mulle vastu scout defense'is ja paneks mu lukku, onju. Noh, siis ma ei saaks öösel magada suure tõenäosusega. Jop, et see on huvitav, aga siis mängus tegid paremini, onju. Aga mängus jah, nad kuidagi nagu said oma selle nagu õige energia ja selle nagu flow kätte, mida oli nagu hea näha. Ja siis siis sa ütleksid praegu, et nagu kaitses on siis secondary norgem koht ja ründes on ründeliin, onju. Jah, just. Ja no nende koha pealt on, no ma tean isiklikult kuradi ma Simon Fonsi ja Brandon Bowd, kes on nende top 2 receiverit, et nagu nad ei ole midagi erilist, nad ei tundu mitte midagi erilist, aga kurat, nad on päris head nagu siuksed receiverid ikkagi tegelikult. Rohkem positsiooni receiverid, kuigi Fons on tegelikult sneaky fast, nagu see, kuidas Fons lüpsis esimese 2-3 mängul neid kuradi saksa cornerid, siis kõik otsid, white boy, mitte midagi erilist, ta jookseb go route ja nagu, kui ta Potsdamis meil oli 2 aastat tagasi, et neil on sa rääkisid huvitava ruumeri ka, et neil potentsiaalselt jooksjaga on probleeme. Glenn Tongaga on väikseid probleeme. Me võime siin rääkida, keegi pane tähele nii, vaata. Eesti keelest ei saa aru, et see on päris suur löök neile. Ja pluss mäng on ju teil kodus, on ju? Jaa, täpselt. Et see on kindlasti üks suurimaid eelisid ka, on ju? Et igal juhul, see tuleb see on pühapäeval siis, mis kell? 3? Kell 1. Kell 1 juba või? Ja siis... Jah. Eesti aeg kell 2, jah? Jah, see on üks asi, mis ma pean ise ka üle täpsustama vahel. Aga üks lahe asi on see, et DAZN'is sa saad ILF-i vaadata, aga sa pead ostma terve nädalavahetuse paketi, mis on 15 €, mis on tegelikult ikkagi päris kirves, kui sa ainult ühte mängu tahad vaadata. Siis ma testisin see nädalavahetus Sports World äpp, ongi Sports World. Äpis sa saad osta siis üksikuid mänge, see on 5 € mäng, mis on nagu jumala okei. Aga ma ei ole kindel, et sa selle arvutisse saad panna, see on vist äpi vahendusel, võib-olla saad castida läbi telefoni, telekasse, aga see on siuke asi, mida peab natuke tehnika, natuke pädev olema tehnika, siis ma arvan, saab küll suure ekraani peale ka odavamalt, et see on ka väga hea lahendus, et siis GFL-i mängud on 6 € tükk, ILF-is saad selle pay-per-view saad paganama 5 €, mis on nagu väga odav tegelikult. Ja kvaliteet production on väga hea, ma nägin seal, ma olin jooksis samal ajal või tulin jooksi vist ja siis ma tegin just siis lahti, kui sa pütsid touchdowni, nagu reaalselt mingi 2 minutit pärast, ma olin, kuule, ma tean seda YouTuber 11, vaata. Nagu tuttav kutt nagu. Et see on päris hea lahendus ka, et siis saate meie mõlema mängudele kaasa elada. Aga ma ei tea lõpetuseks, siin on siuke, kuna me oleme mõlemad nüüd mänginud ühe kodumängu ära, et räägime veits sellest atmosfäärist, mis on nii Poolas kui Saksamaal, ehk siis Potsdamis ja Wroclaws, sest et see on siuke, minu jaoks oli see räigelt üllatav, kui ma tulin Potzdamisse, kui sul on nagu peale mänge, on sul nagu lapsed reas ootavad autogramme, nagu me lähme peale mängu, käime trübiinidelt läbi nagu high-five'ime kõiki fänne ja siukseid asju ja siis nagu need paganama isegi, meil on need fänniüritused ka, kus sa nagu, ma mäletan oma esimest fänniüritust, me läksime sinna treeningväljakule, seal oli mingi, ma ei tea, väga palju fänne polnud, mingi 100 või midagi sellist. Ma olin 2 tundi lihtsalt andsin autogramme. Nagu reaalselt, nagu kogu aeg olid mingid väiksed lapsed tulevad, pane mulle siia särgi peale, pane mulle siia nagu. See läheb lihtsalt lahe välja, sest ma ei oleks mitte kunagi oodanud Ameerika jalgpallis seda. Sest et kolledžis, ma käisin Division 3 kolledžis, on ju, et nagu meil ei olnud hea meeskond, et nagu meil oli päris ikkagi omajagu fänne, aga nagu siukseid asju meil ei olnud nagu. Et kuidas sul on siiamaani Poolas olnud see just nagu kodufännidega interactionid?
No tänaval on nagu selles mõttes, et sind tuntakse nagu vähem ära, ma arvan. Suurem linn, mulla väiksem, nagu mind vahetevahel tuntakse ära nagu näo järgi. No jah, sest et vaata ongi see, et noh, Wroclaw on ka, ütleme, sul on tegelikult vist ma nüüd sain aru, et siin on tegelikult on umbes 1 miljon elanikku, on ju. Ja kui sa mängid Ameerika jalgpalli, sul on kogu kiiver peas särki-värki, siis tegelikult nagu su nägu ei jää väga kuhugi, noh. Nüüd mind postitati sotsiaalmeediasse ka, nii et võib-olla nüüd on ju. Jah, ma arvan, AJ tuntakse ära päris tihti. AJ tuntakse kindlasti ära ja Devi ma arvan ka. Aga jaa, no meil samamoodi peale mängu käid tribüüni juurest läbi, high five'id, väiksed lapsed tahavad autogrammi, et see on ikka nagu lahe kogemus selles mõttes. Et jah, no väiksed lapsed, ma ei tea, pane mulle särgi peale, on ju. Olen ka nagu kindel, et sa nagu oma särki nagu, et ma võin nagu kuhugi mujale ka panna. Mul on see küsimus kogu aeg. No ma saan aru, et kui ma oleks LeBron James või keegi, et savi, mis särgi peale läheb, et see suure tõenäosusega nagu väga nagu ei tea, vaata. Ja, et nagu see nagu, ja nagu, need on nii naljakad, kuidas nad mõnikord nagu üritavad nagu nimeliselt tuua. Näiteks eelmine aasta oli nagu kõige jaburam asi oli see Brandon Osman, kes on praegu Madrid Bravos right tackle. Nagu üks chillimaid vendi üldse, nagu me saame jumala hästi omavahel läbi ka. Siis tal on tüdruksõber on siit Potsdamist, on ju. Ja siis tuleb järsku jooksis ma juurde, kuule, kas sa mulle autogrammi saad anda, et siis tema tüdruksõbra õe tütar, ma olen ta lemmikmängija. Nagu, nagu see on lihtsalt minu jaoks nagu nii imelik asi näha, nagu, sest et nagu omast arust ma ei tea mitte midagi erilist, ma mingi panema Ameerika jalgpalli, mis on ikkagi niši spordiala, vaata. Aga jällegi samas teisest küljest nagu see näitab ära, et nagu see on ikkagi päris, võib-olla ma ei saa aru, kui suur see siin on võrreldes sellega, mis ma tegelikult arvan, vaata. Et nagu ei, 100% nagu see vinge asi ja ma peale mingit mängu tegin nagu pildi ka ja värgid on nagu, see on vinge nagu tegelikult, vaata. Absoluutselt. Et seda... Ei, see on lahe jah ikka. Et see nagu rahvale läheb reaalselt nagu korda see. Ja ikkagi mängul ka see, mis häält nagu rahvas tegi, see oli ka ikka päris nagu võimas, et olgugi, et meil oli ikkagi katastroofiline ilm ka nagu. Külm, vihma sadas, särki-värki, tuul, kuradi puhus. Aga endiselt nagu ikkagi oli rahvas tegi nagu niimoodi möllu lihtsalt tribüüni peal, et mul paps ütlesid ka, et ikka päris nagu tribüünil olla oli ikka päris võimas ka. Ma nägin, sa vist jagasid oma ema või kellegi story't, kui sa skoorisid touchdown'iga, see oli päris naljakas. See oli mu õde, jaa. Õde, jah. Ei, õde, jah, mul ikkagi, kui mul õnnestub, siis ta ei jäta, ütleme, tähistamata. Ja ma sain aru jah, aga see on vinge nagu selle koha pealt, vaata. Aga te mängite Olümpiastaadionil, on ju, aga teil on täis kinnine staadion, kui ma eksi, on ju? Lahtine. Ei, ma mõtlen selles suhtes, nagu ta on täiesti ümber ringi, on ju? Ja. Nagu endzone'id, meil on näiteks, meil on üks külg lahti nagu. Ei, endzone'ides minu arust sa istuda ei saa, aga sa lähed nagu, ta läheb ikkagi nagu üsna selles mõttes nagu niimoodi nagu kinni, et kui sa oled endzone'is, siis sul on nagu kõrval ikkagi fännid. Okei, ja. Et otsas ei ole, aga kõrval on. Ja, see on Saksamaal tehakse samamoodi, nad ei tee otsasi lahti üldjuhul, jah. Et millegi pärast ma ei tea, miks. Muidugi vaatenurk ei ole kõige parem, kui sa otsas istuda, on ju. Jah, just. Aga see on ka nagu, aga teil on ka kahjuks, on ju, teil on track and field'i rada ümber, on ju. Meil on Motika see tuharada. On või? Tuharada või? Väga haige. Meil on ka, me oleme Luftschiffaffen, see on siin see Potsdami kohalik staadion, seal on kergejoostik väljak ümber ja me esimene aasta me mängisime Jalka staadionil teisel pool Potsdamit, mis on nagu see feeling, kui sul ei ole seal vahel, sul on rahvas ja kohe on muru. See on nii vinge tegelikult. Nagu, see on räigelt vinge. Sul on fännid selja taga, seal kusjuures Schwäbisch Hallis on legendaarne staadion, sest et neil on reaalselt purpose built Ameerika footi ja staadion, on ju. Ja seal on täpselt samamoodi. Mu esimene mäng GFL-is, Schwäbisch Halli fännid on meie pingi taga, selle kuradima selle air raidi signaaliga, kui sa bändaga lased, vaata, terve mäng lasevad lihtsalt. Istub pingimas, ei kuule mitte midagi nagu. No selle koha pealt mul kõige parem kogemus oli Liberty ülikoolis, kui me mängisime Liberty ülikooli vastu.
no see oli ikka täiesti sõge, mis teksti sealt nagu student section'ist oli, no see oli pingi taga teile student section? Pingi taga meil oli student section ja Liberty fännid on nagu, noh, sest et vaata Liberty oli sellel ajal nagu hea ka, vaata. Ehk siis noh, kõik need vennad nagu lihtsalt tulevad full body paint, lihtsalt lõugavad su peale. Noh, kõik emad, kõik õed, kõik isad, kõik asjad saavad, vanaemad saavad, noh. Et jah, seal oli veel mingi süüke teema. No iga kord siis, kui me saame mingi flagi, siis hakkab chat, et you can't do that. Aga samas nagu, vaata, mingi hetkel on see annoying, aga mingi hetkel see, kurat, see fucking creative, vaata. Ei, no ja siis loomulikult siis, kui hakkab nagu, mäng hakkab läbi saama, on ju. No siis läheb ikka vana hea see, et warm the buses. Jah. Mange bussid sooja, on ju. Jah, et kui minek, on ju. Aga muidu, kuidas sul pre-game, mis kellast teil mäng oli muidu, see eelmine mäng korrus? Mis kellast või? Jah. Kella 6. Kella 6, õhtul, sa mängisid õhtul. Prime time, jah. Aga muidu, kuidas see, kui palju varem see staadionil pead olema, kuidas teil see kõik välja näeb? On teil veel miitingud hommikul või mismoodi see kõik on? Meil oli niimoodi, et me pidime 2,5 tundi olema varem väljakul või noh, statkal. Ja siis oligi kohe esimene asi oli miiting. Siis said hakata riidesse panema. Said minna teha oma nagu selle personaalse soojenduse, tulid tagasi. Panid padid selga, tiimisoojendus. Tagasi sisse korraks. Viimane nagu head coach'i see mingi speech. Jop. Ja siis mängule on ju. Meil oli veel see face check ja kõik asjad ka, see oli ka päris naljakas. Sa mõtled see nagu numbri check ja see või? Ja see, et sul sul peab olema doc kaasas ja meil on veel see aasta nüüd ELF-is tehti üsna rangeks riide nagu dress code. Jaa. Meil ei tohi olla, näiteks sul ei tohi undershirti näha olla. Igasugustel ainukesed asjad, millel sul tohivad olla logod näha, on kindad ja putsad. Ja. Et kui sul on isegi mingi randmekas, sellel ei tohi olla sul nagu logo näha. Nike, jah. Seal on... Sokkidel, see on minu jaoks nagu okei, no randmekateks, aga sokkidel ei tohi ka olla logo nagu peal või? No, come on. Tere tulemast GFL-i. Kes see vahib sokke nagu? Kuule, me saime peale esimest German Balli, me saime 5 tonni trahvi meeskonnaga, kõikide mängijate erinevad asjad. Ja kui GFL on nagu jabur, ma ei ole GFL-is mitte ühtegi, peale esimest mängu ma ei ole kordagi alussärki kandnud enam. Sest ma ei viitsi üritada püksi panna, nagu ma lihtsalt võtsin alt ära pakid. See nagu mental, eriti vaata, kui sa tuled nagu college footballist ka, kus on see, et sul vennad mängivad niimoodi, et neil on backplate on nagu lihtsalt lehvib selja taga, on ju. Mingid kõige räigemad nagu, see on konkreetselt nagu Pariisi moelaval oleksid iga mängul, on ju. Jep. Ja nüüd järsku on see, et sul peavad olema, nagu, et kui sul põlved ei ole kaetud, siis sulle antakse üks hoiatus ja teisel hoiatusel sulle pandakse trahv juba. Jep. Palju siin trahvi, tead sa numbritest, kui suur trahv? Minu arust äkki oli 100 eurtsi oli trahv. GFL-is võtti 2 sotti, meie mängujuht eelmine aasta sai iga mäng, sest ta tahtis oma selle särgi üles rullida, vaata, natukene, nagu naba nagu põhimõtteliselt paistab, vaata. Ja meeskond maksis iga mäng 2 sotti. Aga teil maksab ainult meeskond või? Meil õnneks maksab meeskond, see ei tule meilt, jah. Meil on see, et meil maksab, pool maksab see mängija ja pool maksab meeskond. Ongi nii või? Okei, arusaadav, see võib-olla hoiab tagasi rohkem, vaata tegelikult. No jah, aga ma ei tea. See on minu meelest, et see on täiesti jabur, nagu meil on sokivärvid, nagu meil peavad samad sokid olema jalas kõik. Ja seal on veel putsavärvid ka ju. Meil on meeskonna värvid, kuidas teil on? Meil on ka meeskonna värvid. Aga nagu ongi see, et nagu come on, nagu päriselt ka või? Aga Ott, me võime kanda visiire. Te võite ka vaisurit kanda, on ju? Me võime ka vaisurit kanda, nagu see on üks asi, mis ma on. Ja see on üks hea asi. Okei. Aga vaisureid jälle, sa saad kanda ainult siis, kui sul on ilus ilm.
jah. nagu VR-ina vähemalt. VR-ina, täpselt. Mul kaitseliidis väga oluline ei ole. Sul ei ole vahet, jah. Nagu see ongi kõige naljakam, et nagu VR-idel, kuidas, noh, ma olen nagu teiste VR-idega ka arutanud seda, kuidas ikkagi sul nagu, ma arvan, et VR on väljakul kõige rohkem muudest asjadest sõltuv mängija. Jah, on. Sest et lisaks sellele, et noh, et okei, sul oleneb sellest. Esiteks teid on 3 tükki väljakul. Jah. On ju? Ehk siis see ei ole see, et nagu, et iga kord kui visatakse sulle ei. Kindlasti mitte. Sul oleneb sellest, kas ründeliin peab. Sul oleneb sellest, kas play on õige kaitse vastu. Sul oleneb sellest, mis kaitse on. Sul oleneb sellest, kas mängujuht vaatab sinu poole. Siis sul oleneb samamoodi täpselt, et noh, D-line'is see, kas sul on nagu jõhker kuumus või sul sajab vihma või lund, tegelikult sul ei ole suurt vahet. Suht sama. VR-il mul on see, et ma pean konkreetselt vaatama seda, et okei, et mis nagu ilma teadet enne mängu. Et okei, et kas ma, et nagu millised kindad ma võtan kaasa, kas ma teibin oma näppud ära või ma ei teibi oma näppe ära. Kas ma pean nagu mingeid lisakindaid võtma või mis iganes, on ju. Samamoodi, et okei, et kui intensiivne päike on. Noh, et kas ma pean arvestama sellega, kui ma palli püüan, siis mul nagu lihtsalt... Päike vastu, on ju? Just. Noh, kõik sellised asjad, on ju. Ja receiver on kõige dependable positsioon selle koha pealt küll ründas kindlasti, sest et sellest on räägitud ka, kui me räägime NFL-ist, teeme NFL-i neid kui nagu vaatame, kuidas meeskonnad ehitavad ennast, on ju. Nagu receiver tihtipeale ei ole esimene positsioon, keda sa täidad, sest et täpselt sellepärast, kui sul ei ole quarterbacki paigas, sul ei ole ründeliini paigas, nagu sellest heast receiverist ei ole nii palju efekti, vaata. Aga kui sul on hea receiver ja sul on teised asjad juba paigas, for fuck's sakes on hea, vaata. No just, ja seal on veel omakorda nagu see, et noh, D-line'is on ka vaata ikkagi nagu see, et noh, okei, kas sa jooksed nüüd 4-3 või 3-4 defense'it nagu sul noh, väga suurt, noh okei, muidugi seal on see, et okei, kas sul on, noh kui sa oled nose tackle, on ju. Jah. Et noh, siis on vahet, on ju, et mis kaitset joostakse ja nii edasi. Aga noh, kui sa oled edge rusher, noh tegelikult sul väga suurt vahet ei ole olema ausad, on ju. Tänapäeval ei ole väga vahet. No just, aga VR-il sul on konkreetselt see, et sul võibki olla tiim, kes ütlebki, et sorry, me ei võta ühtegi nagu VR-i, kes jookseb alla või üle 4-4, on ju. Või me ei võta ühtegi VR-i, kes on alla, ma ei tea, 6-2 pikk, on ju. Jah. Ja siis seal ongi nagu see lahe. Jah, et sa oledki automaatselt väljas. Jah. Ja usu mind, mõnel nendest meeskondades on nahavärv ka sees. Just nimelt. Et aga jah, see on süke, selle koha pealt on halb positsioon, aga jällegi, su positsioon on täpselt selline, kui sa oled hea pagang, see jääb väga lihtsalt silma, vaata, see on nii lihtne näha, mis on nagu super, vaata. Täpselt, et noh, alati on plussid ja miinused selle koha pealt. Ei, selles mõttes, no kui kogu see jama, aga et kui ma saan Enzonis oma kaerajaani teha, siis on täpselt. Kokkuvõttes on worth it. Ja pilt oli ka päris hea, vaata. Selle Preisson sul oli, sa olid ju selle highlightide screen, vaata. Ma olin highlightide screen ja mulle tuli full üllatusena. Jah. Vaatan, see on tuttav märk. Vaatan, number 11 on mina. Ma olen hetkel GFL-i, see koduleht, mis on siis selle aasta GFL Bowli, ma olen see taustapilt samamoodi. Ma vaatasin mingi eile käisin seal, vaatasin, see on maa ju seal. No võt, kuulsused. Kuulsused koos. Vahetu veel ära tunda. Aga lihtsalt ma toon võrdluseks, mis me teeme siin. Meil on väga huvitav, kuidas me pre-game'i teeme kodus. Versil on natuke erinev muidugi, sest sa oled hotellis on ju, kus iganes või sa sõidad hommikul. Aga meil on niimoodi, et me peame 4 tundi enne mängu olema kohal. Siis nad annavad meile süüa, teeme nagu meeskonnal lõuna põhimõtteliselt. Sükse, mingi kergem, mingi pasta ja süke asi on tavaliselt. Päris okei. Siis, oota, me peame jõudma mängu ajal ka, oota, ma üritan mitte ära unustada seda. Siis sul on 3 tundi enne seda on meeskonna meeting on ju, sest sama, käime üle special tiimid veel siuksed asjad on ju, kes on special tiimis, kus iganes. Siis rünne kaitse, kerge meeting, vaata samamoodi, ütled paar motiveerivat sõna on ju ja see läheb uuesti locker room'i tagasi. Siis meil on 2 tundi enne mängu on see sama see pass check, ehk siis kus sa pead oma särgiga tulema, et mina olen number 26, mu nimi on Ülar Tiitma on ja Ameerikas peavad tulema siis kiivriga kaasa võtma, see on A-täht, vaata kiivri peal peab ka olema. ILF-is pole seda ju, ainult särgi peal.
Ei, isegi särgi peal ei ole minu ei ole üldse või? Mitte mingit vahet ei ole. Ja kusjuures mul on praegu Karlise ja H.E. Vetlandi pilt ees ja ma vaatan, H.E.l pole ühtegi aad jah, kusjuures nagu päris hea. et see on mingi, see tegelikult minu meelest parem ka, mis nagu fuck küll me ju teeb, sa pead teadma, mis numbrid on tegelikult, aga noh. Fuck segregation. jah. Põhimõtteliselt jah, mis me hakkame Jim Crow-loosi hakkame siin viskama. Aga siis 2 tundi enne mängu on siis meil see Bass Jack ja siis meil on nagu soendus on räigelt nagu mulle nüüd meeldib, ma olen seda 3. aasta teen seda, aga meil on niimoodi, et me läheme team stretch ime siuke 1,5 tundi enne mängu, ehk siis teemegi siukse mobility circuit'id mingi veerand tundi ilma varustuseta. Lihtsalt ma olen palli alusel näiteks, et nagu mulle räigelt meeldib nagu palli alu muru peal ja siis lähme locker room'i, paneme varustuse selga ja siis meil on tiimi soendus, aga meil ei ole põhimõtteliselt meie soenduse osa on tiimi, sellest on põlvedeste jooks, sääredeste jooks ja põhimõtteliselt get-off ongi kõik, rohkem pole ja siis lähme nagu teeme selle väikse tiimiperioodi individuaalid läbi nagu kõik enne mängu on ju. Et see nagu hästi naljakas nagu soendusena meil on see ilma varustuseta nagu flex, mobility rutiin ja siis pärast kohe varustus sellega hakkame teeme individuaaltrille ja värke. Võite 10 minutit, mingi 20 minutit enne mängu on ju. Ja siis muidugi oleme väljakule, aga tead, mis nad Saksamaal teavad? Mis teil sideline'is peale vee ja elektrolüütide jookine on seal laua peal, vaata, kui te olete sideline'is väljaku kõrval? Väga jaa, see oli ka väga crazy, meil oli full puuviljavaagen ja mingid proteiinibaarid ja särgid, ma olin ka nagu, et mida muffi. Ja meil on koogid, meil on brownid ja mingid siuksed asjad ka veel. Väga haige, ma olin ka nagu, et mis mõttes, et et nagu usu mind, kui sind pannakse pingile mingi 3. veerandajal, arva ära, kus Ülar seisab terve selle ajal, istud seal puuviljamaagri. Ei, see oligi nii naljakas ka meil ka võeti, minu arust meil võeti starting tackle võeti ka välja vist. Siis ära vend lihtsalt nõjatub selle laua peale, see paar puusi samal ajal. See nagu nii, minu meelest, kui ma esimest kord tuli, mõtlesin nagu, mis kuradi professionaalselt, siin on ülikoolis, meil oli vist ainult Gatorade'id ja vesi, meil ei olnud mitte midagi muud. Just, ja kui sa küsisid Fishalt, siis sa said mingit Apple sauce'i ja mingit kummikomme ja sükest asja ka. Ja kui sa tahtsid suhkrut saada, vaata, aga half-time'il me mõnikord istume, meil käivad need abilised, käivad ringi nende kandikutega, tahad sa saada brownit, tahad sa saada viinamõrju, tahad sa saada õunu, tahad sa saada watermelonit, lihtsalt nagu, siis on nagu küll kohati, et nagu, teeme üldse sporti siin või tulime me sööma siia. Ei no meil on palju see, et kuna meil see peasponsor on vorstivabrik, siis meil ikkagi pakutakse vorsti ka sideline'il. See oli ka see on nagu, ma mõtlen nagu see nagu kultuurishokk kohati vaata nagu, see oli nagu räigelt naljakas mulle ka, kui ma jõudsin kuradi Saksamaale, et aga noh, ma ei saa kurta osata, päris mõnus. Ega ma ei kurta, noh mitte, et ma nüüd tohutult seal siis sööks ja särki-värki, aga ikka tore, kui sa vahepeal saad minna väikse mingi kiiviampsu võtta. Või siis ütleme nii, et kui sa oled vigastusega väljas, mis ma olen siin 2 aasta jooksul omajagu olnud, siis on päris mõnus seal käid lihtsalt nagu. Eelmine aasta meil oli. Chillid ja sööd lihtsalt. Ja me olime Säkiga kahekesi või kuradi inside linebacker, kellel läks põlv ka eelmine aasta, siis kogu aeg tegime nalja üksteise üle. Jälle sa sööd kooki, jälle sa sööd seda, aga päris chill on, tasuta toit. Ja siis meil on niimoodi peale mängu ka, see on igas kohas erinev, aga meil on seal VIP-ala on seal meie pingi taga on VIP-ala, kus on nagu kui sa ostad selle VIP-pilet, siis on tasuta joogid, tasuta söögid, nagu väga head söögid ka. Ja siis peale mäng on niimoodi, et me peame aitama ära puhastada väljaku nagu kõikidest numbritest ja kõik asjad, vaata sideline'is kõik toolid, pingid, asjad. Ja siis me saame tasuta süüa ja läheme chillime seal fännidega koos näiteks. Meil on niimoodi tehtud seal. Et teil on ka midagi meil on sama, aga ilma selle koristamiseta. Jah, te olete rohkem professionaalsed, et teil on töötajad selle jaoks. Et jah, me peame väljaku nagu kõik need sponsori, need sildid ära korjame, kõik need ära kokku panema. Mis on okei, sest iseenesest meil on kõik need vabatahtlikud, meil ei ole mitte keegi ei saa raha, kes aitavad tassida vett ja värki, vaata, set-up'id, et nagu see on selles suhtes, aga nagu see peale mäng on ka lahe nagu okei, Saksamaa on Saksamaa, nad joovad õlut siin nii palju, et nagu meil on mõnikord peale mängu vile on käinud vennad, me oleme Hutleys väljaku keskel vendadel õlled käes juba nagu, see on nagu
Nad joovad nagu vett seda siin kohati, et see on hästi, On hästi küll, naljakas selle koha enne peal. siin ka. Ja Poolas Ma sain ikkagi siukse, nüüd okei, võib-olla korraks Ameerika jalgpalli teema juurest ära tulles. Ikkagi minu... Me ei ole ammu Ameerika jalgpalli juures, Ott teada. Räägime juba söögist. Nagu minu, kuna minu toanaaber on poolakas, siis ta tutvustas mulle eile ikkagi siukest asja, et kui suvi hakkab, siis ole valmis, et poes on pakkumine õlle koha pealt. No kõik teavad Poolas odavõlu on. Jah. Aga et sa saad osta nüüd, et sa ostad 12 õlut. Sa saad 12 õlut tasuta. Mida? Sa ostad terve kasti õlut nüüd, et sa maksad 12 õlle eest. Ja Poolas on niigi odav õlu. Ja see on ju niigi... Saksamaal kõige odavam õlu, mis ma näen 39 senti pudel. Nagu eurodes. Ebanormaalne. Siin nad joovad seda nagu vett kohati. Aga see on see lahe asi ka, vaata, mis sellel impordi elu kõrval on, vaata, siuksed väiksed nagetid tulevad sisse, vaata. Ja on küll jah, kus sa nagu lihtsalt, sulle tutvustatakse mingit siukest täiesti X asja, siis sa ka nüüd kuidamoodi. Kõige haigem asi Saksamaa juures, pühapäeviti on poed kinni. Ja sama nagu... Poolas. Poolas sama asi. Nii närve ajab. Nii tüütu. Sa pead kõik asjad ära ostma. Nii räigelt ajab närve. Jah. Eriti kui sul pühapäev vaba päev on, vaata. Kui sul on laupäeval mäng ja pühapäeval saaks chillida. Kuule, läheks teeks grilli, lähed poodi kinni. Sa pead hakkama vaata. Ja mis veel nagu kõige rohkem siis, nagu kõige retakam asi on veel see, et okei, tavai, ma siis lähen laupäeval poodi, aga kõik on laupäeval poes. Jaa. Siis on lihtsalt nagu poes käik, mis sul muidu võtaks, ma ei tea, pool tundi aega. Sul võtab reaalselt mingi 1,5 tundi aega. Kassa saba on lihtsalt mingi ekstra pikk. Jaa, tõsi, et see on nagu siuksed väiksed asjad lähevad nagu eriti hästi nagu silma, kui sa elad. Vaata, see ongi see, mida ma ütlen ka teistele inimestele, kui nad ütlevad, sa mängid on ja professionaalsporti on ja. No, jah, mingi hetkeni see on professionaal, aga mingi hetkeni see on see kuradi kogemus elada võõras riigis nagu ja näha elu vaata nagu täpselt niimoodi. See on ikka päris hea nagu kogemus ka minu meelest, sest et kohati mõtled küll, et mõnes kohas on parem kui siin, aga kokkuvõttes on ikka kodus kõige parem. Et kodu on kodu, on ju. Aga ma ei tea, Ott, on veel midagi 2 nädalast puudu ja meelde jäänud või? Beat Nordic. Okei. Ja kui sa rääksid poola keelt, ma nägin seda riili ka lõpuks. Päris hea. Ma ei oleks mitte kunagi seda suutnud ära õppida. Mul oli reaalselt, ma ei tea, ma arvan mingi peaaegu 10 erinevat inimest küsis, et kuule, et kas see on AI-ga tehtud või? Tegelikult jah. Et see oli siuke hea, see on nagu vaata siis, kui sa lähed jõuksi ja siis keegi küsib, et kas sa oled keeri peal või? Ja, täpselt, ja. See on umbes sama asi, jah. Okei, ja siis see, kuidas te, kes see Ründeliidi vend või kes see on teil? See, kes tegi vaata, kus tšikk oli selja taga, vaata. See, saad aru, nagu sa näed, nagu kui seda klippi vaatad, siis sa näed venna prillipeegelduses seda, kuidas mina ja see Hollandi tight end lihtsalt hirnume nagu seal taga. Nagu see oli nii haigelt naljakas. Sest et see vend ei saanud nagu absoluutselt, sest et see oli reaalselt, ma ei tea, mingi 6 või 7 take. Okay. Nagu sa oleks pidanud seda esimest take'i nägema, nagu see Poola tšikk ütleb ühe asja ja see vend ütleb nagu mingi täiesti teise asja lihtsalt. No ma räägin, ma oleks samas paadis olnud, nagu tundub nii fucking keeruline. Ja nagu naljakas oligi veel omakorda see, et ta ei on nagu lihtsalt siuke, ta ei ole nagu see inglane, kes räägibki ainult inglise keelt, nagu ta räägib täiesti soravalt araabia keelt minu arust või mingi siukest asja. Ongi nii või? Jaa. Ja okay. Siis oligi nagu, et okei, et siis tal võiks nagu, eriti kui sa räägid araabia keelt, vaata, et sul võiks nagu olla nagu kogemus erinevate siukeste hääldus nagu patternitega. Ja, tõsi. Aga siis, aga jah, vend ei saanud nagu absoluutselt poola keelega hakkama. see teeb asja veel naljakamaks tegelikult. Aga muideks see Hollandi tight end mängis Daniel Loomaga, eelmine aasta olid Cologne'is koos. Cologne'is koos, jah. See on see naljakas. Ja meie see left tackle on ka eelmine aasta. Mängis Cologne'is. Jakob alustab või? Ei, Lukas Maier. Lukas Maier, ja. Jakob on ka teil seal ju, kohalik vaata ründaliinikas. Ütle nüüd, Jakob. 74 oli meil, aga jah, ta ei ole väga hea. Ei ta meil ka 74.
okei. no ühesõnaga Aga- jah , ma tean , kellest sa räägid . Jep, ta oli meil ka Potsdamis 2 aastat siin . null inglise keelt räägib too . see on päris naljakas . ei , ta on , ma ei tea , minuga ta on saanud isegi nagu suht normaalselt räägitud . okei . aga ta ka siin üritab PPI-ga minna USA-sse . okei , noh , ta on , raam on olemas , aga ma ei tea , kas midagi . no raam on olemas , aga no tihtipeale , kui ma nüüd päris aus olen , siis ründeliini ja kaitseliini puhul siis sul sellest raamist ainult olenebki , et see jalg sinna ukse vahele saada . seda küll , sul on täitsa õigus jah . et seal on see measurable on olulisem ja siis vaatame edasi , kurat loll on ju tegelikult vaata . nojah , aga see ongi nagu naljakas , kuidas siis iga kord on nagu huvitav . no näed , noh , aga no mis seal ikka noh . no vähemalt on 6-6 ja 6-6 ja 140 kilo . sa oled seda riili näinud , on ju , mitu säkki sa andsid , 26 , aga see oli mu esimene aasta mängimiseks . mitu säkki sa andsid , 0 , aga sa oled 185 pikk ainult . ma võtan ikkagi selle teise . ja just noh , see on kohati . see on jah , teine asi küll jah . aga kuule , tõmbame siis praegu otsad kokku , et saime 1,5 tundi räägitud , et siis see nädal on Ott Eerikul väga suur mäng Nordic Stormiga pühapäeval , 25. mail . mina mängin enne seda 24. mail kell 5 siis Eesti aja järgi on minu mäng ja siis on meil mõlemad bye-week'id ja siis kohtume uuesti 2 nädala pärast ja räägime , vaatame , kuidas siis läks , kas oleme ikka mõlemad undefeated või ma arvan , oleme küll , mis me ikka muud teeme , on ju . ega me kaotama ei lähe , on ju . no muidugi ei lähe , halloo . ja aga ega midagi siis , näeme siis 2 nädala pärast , okei , tšau . tšau .